Tere tulemast, minu nimi on Indrek Arumets ning täna tutvustan ma teile Scratchi maailma. Scratch on lõbus ja lihtne viis õppida programmeerimist, kasutades selleks värvilisi blokke ja animeeritud spraite. Tänases videos õpime, kuidas panna sprite joonistama kahte kujundit, ruutu ning ringi. Kõigepealt kustutame vaikimisi oleva kassi kujundi ja valime uue spraidi, milleks on nool. Avame seejärel kostüümide vahelehe ning lohistame noole nii, et selle ots oleks täpselt keskpunkti ristikese peal. Sellest kohast hakkab meie joon joonistuma. Kui see siis on valmis, võime tagasi liikuda koodibloki juurde. Kõigepealt lisame siis koodibloki algusesse kui klõpsata rohelisel lipul, mis asub kategoorias sündmused. See käivitab siis sellele rohelisele lipukesele peale vajutades kogu programmi. Seejärel lisame ploki mine, X ja Y, mille leiame liikumise kategooriast. Ning anname X-ile ja Y-le väärtuseks nullid. See viib siis spraidi keskele. Seejärel valime liikumise kategooriast ploki osuta suunas 90 kraadi. See pöörab siis noole paremale, et joon algaks ühes ja kindlas suunas joonistamist. Nüüd tuleb lõuend ette valmistada. Selleks, et me saaksime üldse hakata joonistama, peame lisama juurde veel ka pliiatsi. Esmalt peame valima siis pliiatsi kategooriast ploki kustuta kõik, mis puhastab siis programmi käivitusel kõik eelnevad joonistused. Seejärel valime siit ploki võta pliiatsi värviks ja valime siis värviks siit sellise tummepunase. Seejärel valime siit ploki pliiats alla, mis tähendab, et sprite hakkab liikudes jooni jätma. Seejärel oleme valmis alustama ruudu joonistamist. Ruut koosneb siis 4 võrdse pikkusega küljest. Ja et ruutu joonistada, kasutame liikumise blokke. Liikumise kategooriast valime siis ploki liigu 10 punkti, aga anname sellele väärtuseks 100. Seejärel valime ploki pööra 15 kraadi, aga anname väärtuseks 90. Seda sammu peame kordama veel 4 korda. Seejärel saame katsetada, kas meie programm joonistab meile ruudu. Ja ruut on täitsa olemas. Kui ruut on valmis, lisame oma koodiblokki kategooriast pliiats ploki pliiats üles.
See on siis vajalik selleks, et Sprite enam ei joonistaks ja saame ta viia uude asukohta. Selleks, et määrata uut asukohta, valime liikumise kategooriast ploki mine, X ja Y ning anname Xile väärtuseks 100 ja Y-le samamoodi väärtuseks 100. Nüüd oleme valmis joonistama ringi. Selleks, et saaksime jälle joonistada, valime pliiatsi kategooriast ploki pliiats alla ja kasutame siin sellist plokki nagu korda ehk siis korda 10 korda, aga anname sellele väärtuseks 360. Siia ploki sisse peame lisama siis 2 alamplokki, mille leiame liikumise kategooriast. Lisame siis siia liigu 10 punkti, aga anname väärtuseks 1. Samuti, et saaksime joonistada ringi, peame kasutama pööramise plokki ja lisame siis siia kordusplokki. Ja pööramise ploki väärtuseks anname 1. Kuna noolt liigutatakse väga väikeste sammudega ja pööratakse iga kord natukene, tekibki meil ühtlane ringjoon. Saame seda katsetada. Ja programm täitsa joonistas meile ringi valmis. Selle video vaatamise järgselt oled sa saanud teadmised, kuidas programmeerida Scratchis koodiplokkidega endale selline programmikood, mis on suuteline joonistama ruutu ning ringi. Samuti võid katsetada veel ka seda, kuidas joonistada näiteks kolmnurka või siis taevatähte. Mina tänan vaatamast!